Ja jutt oli sellest, et me võiksime nüüd midagi veel arvutada siin sellega seoses. Kas mõtled, tegelikult ärme veel arvutada. Räägime osajaotusest ka. Osajaotus. Ja seal on niimoodi, et valem oli meil selline. Võrdne 1 jagada E astmes beta korda E n miinus mü miinus 1. Ja siin on nüüd niimoodi, et kui me siin vaatame, kui mis toimub madalatel temperatuuridel näiteks, kui beta korda E n miinus mü on hulga väiksem 1, siis me saame siin kasutada ritaarendust. Ja sellisel juhul siis liigud võrdne 1 jagada 1 pluss beta korda E n miinus mü miinus 1 on võrdne 1 jagada, beta on 1 jagada KBT-ga. Nii et see on KBT jagada E n miinus mü. Ja see tähendab seda, et tegelikult meil see müü peab olema alati väiksem kui kõige väiksem energianivoo. Ehk siis meil, sest et kui ta oleks meil selle kõige kuskil nende olemasolevate energiavoode vahel, siis mingid energiavood meil faktiliselt läheks lõpmatusse see energia. Või see F. Nii et kui me teeme samasuguse skeemi, nagu meil selle teise juhtumi jaoks oli selle Fermi jaoks, ja siin on meil energianivoo väärtused, ja siin on mingisugused 0, 1, 2 ja nii edasi, siis kusagil on meil Fermi energia, no näiteks siin müü. Ja kui müü on siin, no siis alguses see F läheb hästi suureks, eks ole. Võib minna hästi suureks. Ja siis ta hakkab nagu 1 jagada n-iga. Nagu hüpermool tuleb meil siin, eks ole, midagi sellist tuleks. Siis aga siin ei ole meil midagi. Aga siin meil on esimene, siin on meil teine, siin on kolmas. See on niimoodi. Siin me saame need arvud, eks ole, kui palju meil siin on ühes või teises olekus neid osakesi ühel või teisel energianivool. Ja kui me hakkame temperatuuri vähendama, siis see tegur siin läheb väiksemaks, lähevad meil alla. Kui me vähendaksime seda KBT-d, nii see oleks meil mingi väiksema KBT juures. Eks ole, KBT läheb väiksemaks, siis ta tuleks ka samamoodi, aga meil niimoodi ei saa minna, eks ole, see meil tegelikult osakeste koguarv peab jääma samaks. Nii et ta niimoodi ei saa minna, ta peab minema ülesse poole. Kui see algus on väiksem, siis ta läheb siia ülesse ja see saab olla ainult võimalik niimoodi, et see müü tuleb meile nüüd siia lähemale. Kändada neid jooni siit niimoodi. Et kõrgematel niimoodel on vähem, võrreldes eelmise temperatuuriga madalamate energiate niimoodel on rohkem, et neil läheb üha rohkem sinna madalamatele energianivoodele. Ja kui me nüüd veel temperatuuri vähendame,
siis see nivoo läheb juba väga lähedale sellele kõige alumisele nivoole. Möö tuleb juba siia. Temperatuur on veel madalam, tee veel väiksem. Siis, kui selle kaugus on selline juba, et selle nivoo kaugus kõige madalamast nivoost ja järgmisest läheb juba hästi väikseks. Sellisel juhul meil on sellele kõige alumisele tekib meil hästi palju. Aga see üks jagada sellega on meil sellisel juhul juba hästi väike. Üks jagada en miinus müüga. See on üks jagada E0 miinus müü. Ja see siin on, see on siin mingi üks jagada E1 miinus müü. Siit edasi nad lähevad juba suhteliselt nii nagu mitte palju ei erine sellest punasest, eks ole. Aga see kõige madalam läheb juba palju suuremaks, sest et see läheb järjest väiksemaks sellele kõige lähemale, sellele kõige madalamale energianivoo. Ja mida madalam temperatuur on, seda lähemale ta läheb sellele nivoole. Ja seda rohkem on neid selle kõige madalamale energianivoole. Nii et siis võib tekkida näiteks olukord, kus enam-vähem pooled osakesed ongi selle kõige madalamale energianivoole. Ja seda asja siin nimetatakse Bose kondensaadiks. Aga veel kord, ma teen selle skeemi veel uuesti üle siia. Nii, meil on siis, kuidas see Bose kondensaat välja näeb. Siin on meil energianivood. Ja keemiline potentsiaal on hästi lähedal sellele kõige alumisele. Müü on hästi lähedal. Selle tulemusel meil on sellel kõige alumisel nivool on hästi palju ja edasi tuleb see üks jagada hüperpool. Edasi tuleb midagi siis sellist. F-eest on meil siis osajaotuse jaoks. Jaotuse jaoks hästi madalal temperatuuril. Ja see on siis meil niimoodi, et E0 miinus müü on meil hulga väiksem kui E1 miinus müü. Ehk siis selle tõttu, et E0 miinus müü on hulga väiksem kui E1 miinus müü, meil on hästi palju, selle esimesel nivool on, kõige madalam nivool on palju rohkem kui kõikidel järgmist. Ja olen mulle see Mihkli telefoni töötab. See on õige või ma palun kontrollida seda. Aha. Ja see on suhteliselt selline praktiliselt oluline asi, sest et kas keegi lähevad tead ka, millised on meil, kus kohas meil praktikas Bose kondensaati võib esineda. Aga Fermi gaas on suhteliselt kõdunud metallides, aga Bose kondensaat vajab Bose osakesi, eks ole. Millised Bose osakesi te teate? Arto, millised sa tead? Ma ei tea, isegi neid tuleb vesi. Mida? Vesi. Footonid on.
spinne juba olevat täisarvuline footonid on, eks ole. Aga footonite arv üldiselt ei ole piiratud, nii et nende peal seda kosekondensaati laseris mingit mõttes võib öelda, et on kosekondensaadi moodi asi, aga seal ei ole väga temperatuuriga niimoodi, et footonitega kosekondensaati väga ta ei toimi, sest et see siin eeldab, et meie osakeste arv on kogu aeg konstantne, aga footoneid saab tekkida kaduda. Üldiselt kõik osakesed, mis me teame, on pooltäisarvulised, eks ole, elektronid, kvargid, need on Fermi osakesed. Aga mida? Bosoonid, räägime praegu siis gluonid, need ja gluonid on ka, see on tõsi, aga nendega on neid nagu kell vabalt ei saa, eks ole, me tahame saada kuidagi neid niimoodi, et neist kondensaat tekiks. Ma võin Miinal selle üritusest pool punkti anda, kuigi ta päris praegu ei olnud see, mida ma tahtsin, aga see oli õige, et see oli bosoon. Et variant on selline, me paneme kaks poolt kokku ja saame terve. Ja on selline, siis ülijuhtides tegelikult elektronid moodustus siis nagu Cooperi paarid. Kaks elektroni nii-öelda paarduvad. Aga küsimus on, kuidas nad saavad paarduda, eks ole, et mõlemad on samamärgilise laenguga. Kuidas saavad kaks samamärgilise laenguga asja niimoodi moodustada ühise paari? See ei ole nagu tuum ja positiivne tuum ja negatiivne elektron, eks ole, mis tõmbuvad. Lugu on selles, et paarid tegelikult nad ei paardu mitte füüsilises ruumis, vaid nii-öelda faasiruumis ehk impulsiruumis. Ehk tegelikult, mida see Cooperi paar kujutab endast, on võrdse vastassuunalise impulsiga elektronid, mis moodustavad seisulaine. Pluss B ja miinus B. Seisulaine. Ülega nende Cooperi paaride, miks neil selle energeetiliselt kasulik on niimoodi liituda, see on omaette küsimus. Aga see laengut, et kui nad tõukuvad, eks ole, see lahendub sellega, et kui üks on pluss B ja miinus B, siis tegelikult see laine funktsioon on üle terve metallitüki laial, eks ole, on tegelikult hästi laias ruumi osas. Nad sisult juba on nii laialt, kui nad laiali läinud kui võimalik. Ja selle tõttu see laenguse tõukumine ei ole üldse nagu ei puutu asja sellisel juhul. Ja lihtsalt selgub, et see kvantmehaanikaliselt kuidagi see energia tuleb seal selle laine funktsiooni tuleb väiksem, kui nad niimoodi seisulaine energia on väiksem, kui nad kuidagi muidu oleksid. Ja selle tulemusel on meil mingisugune energia delta E, seosenergia. Neil on niimoodi, et spinnidele vastassuunalised. Seisulaine vastassuunalised spinnid. Mis võib nüüd juhtuda selles paari ära rikkuda on see, et kui ta on tugevas magnet väljas. Ühel on spinn üles, aga spinn on ka magnetmoment M. Teisel on magnetmoment alla. On siis võrdne ja M on meil võrdne pluss miinus müü boori magneton ja energia. Kui praegu see on magnet väljas, siis on energia null, üks on üles, teine alla. Aga nüüd, kui ma paneme tugeva magnet välja lülitame, siis kui see, mis oli enne alla, see läheb ka ülesse.
siis meil tekib energiate erinevus delta U on võrdne müü B, 2 müü B korda B, eks ole, ta oli miinus müü B, nüüd läheb pluss müü B, eks selle võrra energiat vabaneb. Ehk kui see energia nüüd läheb suuremaks kui seosenergia delta E, kui 2 müü B korda B on suurem kui delta E, siis see paar laguneb. Aga seni, kuni nad on koos, siis nende spinn on, selle paari spinn on täisarvuline, see on boson. Seega. Ja neid saab olla juba ühes olekus palju. Ja üldjuhtivus ongi tegelikult niimoodi, et meil need Cooperi paarid moodustavad kohe kondensaadi. Ja mida madalam temperatuur, seda rohkem seda kondensaati on. Kondensaat on see, kus on kõik täpselt ühes ja samas kvantolekus. Nii, kondensaat. Kõik täpselt samas kvantolekus. No igasugune takistus on selle nagu juhusliku liiklusega tingitud, aga kui nad on kõik täpselt ühes kindlas kvantolekus, siis neil ei ole mingisugust takistust. Nii et siis takistus kaob. Jämedas laastus, siis see on meil, selline jutt on meil koose kondensaadist ülijuhtivusest. No on veel selline asi nagu ülivoolavus. Veel madalat temperatuuridel on ka selline asi olema. Seal on ka mingi pose kondensaat siis miski moodustab. Jätame selle teema praegu natuke kõrvale, ma ise ka seda hästi valda. Seal on mingi need keerised ja kvantkeerised ülijuhtivuses. Nii, kas see posekondensaati osa oli enam arusaadav? Mis see esimene sõna see on? Esimene sõna, ülijuhtivus. See oli natukene paremini proovida kirjutada. Kui see nüüd enam-vähem aru saada, siis me tagasi ülesannete juurde. Ja no näiteks esimese asjana me tahtsime teada, et kui meil on see metallitükk, et kuidas seal sõltub see müü
keemiline potentsiaal temperatuurist. Ja meil oli seal siis selline lugu, et kvantolekute arv Dn on võrdne ruumala korda faasiruumala. Aga kui me nüüd teeme seda samamoodi, eks ole, meil on faasiruumis Px, Py ja Pz, selline kera. Ja me vaatleme elektrone, mis on teatud kindlas energiavahemikus, siis sõltub sellest kera raadiusest P ja selle kihi paksusest dp. Kiht paksusega dp. Ja raadius P. Nii et siis me saame kera pindala 4 pi P ruudus korda dp on faasiruumala. V korda impulsiruumi ruumala, faasiruumi ruumala ja üks olek on 2 pi h kriips kuubikse kohta. Ja nüüd see on olekute arv, aga kuivõrd meil on ka siis täitetegur ehk Fermi jaotus, siis me kirjutame selle ka siia 1 jagada E astmes E miinus mü korda beta pluss 1. Ja meie tingimus on, mida me tahaksime leida, on see, et integraal väga võrrand müü leidmiseks. On selline, et integraal dn, mis on see käis võrdne v korda integraal 4 pi p ruudus dp jagada 2 pi a kriips kuubiga korda 1 jagada selle asjaga siin E astmes E miinus mü korda beta pluss 1. Aga E siin, E on meil tegelikult p ruut jagada 2 m-iga. See peab olema võrdne elektroni kogu arvuga, mis meil on. Enne kogu. Aga enne kogu oli meil selline, et see oli V korda moolide arv, mis on mass, V korda rho on massi, jagame moolide arvuga, molaarmassi laseme moolide arvu ja korrutame Avogadro arvuga. Selline oli meil kogu arv, selline võrrand. Jälle V taandub välja. Ja üldiselt see sõltub beetast ehk temperatuurist, siis see istub meil siin sees. Ja integraal läheb meil nullist lõpmatusele. Igasugust fakti siin kuidagi täpsemalt sul lahendada, ma arvan, et väga hästi ei saa. Sellepärast, et meil oli mingi dimensioonideks tegemise nipp, eks ole. See B ruut jagada 2 m-iga korra beta võiks olla uus muutuja, aga siis jääb meil võrrandisse ikkagi see E astmes miinus mü beta jääb ikkagi sisse. Ja sellest on nüüd, seda nüüd nagu väga hästi ei õnnestu, ma kardan dimensioonituks teha. Peaksime natuke lähendama, sellest niimoodi kenasti lahendame, peaksime natuke lähendama. Ja mis me enne tegime tegelikult? Enne oli see, et me lähendasime seda enne. Kuivõrd me vaatasime, et beta on võrdne lõpmatusega temperatuur on 0, siis selle tulemusena see Fe
miinus müü oli meil tegelikult sellisel juhul Heaviside funktsioon. Teate, mis on Heaviside funktsioon? Tõstke käsi, kes teab, mis on Heaviside funktsioon. Heaviside funktsioon müü miinus eest. Heaviside funktsioon. Theta x on võrdne 0, kui x on väiksem kui 0 ja 1, kui x on suurem. Ja. Ja aga kui me niimoodi teeme, siis meil temperatuuri sõltuvus kaob ära, eks ole. Et siis me saime, meil on beta lihtsalt nulliga võrdseks pandud. Ja me peaksime siin natukene paremini seda tegema. Ja kuidas me saaksime seda teha? On niimoodi, et kõigepealt me teeme sellise asja delta F. Delta F, kui palju sõltub F meil nulltemperatuuriga F-ist. F-i defineerimiseks niimoodi, et see on F miinus müü temperatuuril T miinus F miinus müü T võrdub nulliga. Ehk siis see on võrdne 1 jagada E astmes E miinus müü korda beta. Jagada ka korda beta pluss 1 miinus Heaviside funktsioon. Beta. Ja see on meil võrdne, kui meil on eksponent on meil kui E on suurem kui müü, siis see on meil positiivne ja see on meil 0 ja sellisel juhul meil see lihtsalt toob ära. Ja seega ma kirjutasin praegu kahe osalisena. See on lihtsalt see sama, mis ta meil oli, kui E on suurem kui müü. 1 jagada E astmes E miinus müü korda beta pluss 1. Kui E on suurem kui müü. Ja kui ta on väiksem kui müü, siis see on 1 ja me peame ühe lahutama. Ja sellisel juhul tuleb ta 1 jagada E astmes E miinus müü korda beta pluss 1 miinus 1. Ja viime ta ühisele nimetajale, saame, et see on võrdne E astmes E miinus müü korda beta jagada E astmes E miinus müü korda beta pluss 1. Ja selle võib kirja panna niimoodi, et see on jällegi võrdne, kui ma jagan sellega läbi, me saame, et see on 1 jagada E astmes müü miinus E korda beta pluss 1. Ja see on, kui E on väiksem kui müü.
Ja ka kõik võib kokku võtta praegu moodul abil, vaadake, siin on, muidu on nad samad, aga siin on E miinus müü ja siin on müü miinus E. Nii et me võime ta panna siia mooduli märgi abil, et see on võrdne 1 jagada E astmes E miinus müü moodul korda beta pluss 1. Ehk siis see delta F näeb meil välja midagi sellist. Et ta on märk, siin on meil miinus. Kõik muu on õige, siin on meil miinus märk. Ja siia tuleb siis korda, tegelikult tuleb signum panna. Signum E miinus müü. Ehk ta on siis niisugune, et kui siin on meil see müü, siis siin on ta positiivne, see läheb alla ja siis ta läheb sedasi. Jälgelist. Ja see on ühe kahendiku juures, et kui E on võrdne müüga, siis see on 1 kahendik. Nii et kui me tahaksime nüüd teada, kui palju meil see osakeste arv, kui palju müü muutub, siis me võime selle asemel vaadata, et vaadata nagu kogu osakeste arvu peale, töötada osakeste arvu muutusega ja see peab olema meil 0 loomulikult. Et osakeste arvu muutus peab olema meil 0. Kui meil enne leidsime selle Fermi energia, siis nüüd on meil sedasi, et me võime kõigepealt integreerida ainult Fermi energia läheduses. Ehk me ütleme niimoodi, et see E, mis meil on, kus me seda muutusi arvutame, on võrdne Fermi energia pluss mingisugune energia muu erinevus delta E. Ja ühesõnaga siin on see, kui me siia teeme delta E, siis siin on see delta E on võrdne 0. Delta E praegu ei ole päris müü, see on E on. See on lasta E pluss delta E. Ja ta on meil võrdne B ruut jagada 2m-iga on võrdne Fermi impulss ruut jagada 2m-iga. Pluss selle muutus ja kui me siin teeme ligikaudse arvutuse, siis me saame BF jagada m-iga korda delta B. Kas on aru saada? Ma võtan siit sellest diferentsiaali. See on meil, B on suvaline, BF on Fermi energia. Me vaatame praegu energiat Fermi eelnevalt, loen ka esimeses pooles lõigab Fermi energia läheduses. F pluss delta E, aga et E on meil B ruut jagada 2m-iga, siis on meil BF ruut jagada 2m-iga pluss delta E, aga E on võrdne. E on võrdne B ruut jagada 2m-iga. Võtame siit diferentsiaali, aga lõplikul kujul delta E on võrdne B jagada m-iga korda delta B, eks ole. Aga B asemel ma panen BF-i. See on nagu Taylori rea eriti arendus esimene liin. Ja sellisel juhul
saame osakeste arvu muutuseks. Delta n. Mis proovime nulliga. On võrdne. Integraal. B korda integraal nullist lõpmatuseni. Seesama asi sisuliselt, mis siin on. Jagada 2 pi h kõik kuubiga. Ja siis tuleb delta f. Aga delta f on meil see siin. Signum ja ruut jagada 2 m-iga miinus müü. Jagada e astmes. Ja ruut jagada 2 m-iga miinus müü korda beta. Ja pluss 1. Ja see võib olla võrra nulliga. No aga need konstantid saab kõik ära kaotada, eks ole, nulliga võrdluses, need ei ole üldse olulised. Mis me siin veel teeme? Natuke võiks veel lähendada, eks ole, et mitte tervet integraali võtta. Me tähistame selle, ma enne teen mingi delta e, aga ma arvan, et meil oleks tegelikult kasulik see tähistada delta e-ga siin. Meil muutub tavades lihtsamalt, eks ole, kui meil see siin on delta e. Tähistame delta e-ga. Siis me saame sellise tingimuse, et enne kui tingimuse kirjutame, avaldame B ka delta e abil, just nagu meil on selline seos. B ruut jagada 2 m-iga. E miinus müü on meil delta e. Delta e on meie uus muutuja. Ja me võtame siit diferentsiaali. Siis me saame, et B teeb B jagada m-iga on võrdne D delta e. Sest müü on meil konstant. Ja nüüd ma natuke mõtlen. Ma saan rappa jookseb sellega.
on natuke liiga palju peale, juba jõudsin siin kirjutada enne, kui nagu lähemalt vaadata, oleks vaadanud, miks meil ikkagi see keemine potentsiaal hakkab muutuma. Aga arutame selle, tuleme siia tagasi, arutame selle veel kord läbi, et miks meil keemine potentsiaal muutub. Ma teen siia kõrvale ühe teise teadlane. Ehk meil siis on, kui me vaatame seda avaldist siin, see avaldist siin, mis annab meile osakeste koguarvu jaoks. Tingimused, see peab olema osakeste koguarv. See koosneb meil siin sellest Fermi jaotusest ja tegurist, mis siin on see B ruut TP. Nii et me võime, kui me tähistame siin niimoodi, et meil on osakeste nivoode tihedus G, ühesõnaga N, energianivoode arv Dn, energianivoode jaoks, et eristamaks seda osakeste koguarvuga. DNE on võrdne meil mingisugune harikult tähistatakse GE-ga korda DE. GE on osakesi energianivoo vahemiku jaoks. Sellisel juhul meil nendest termistest me saame kirja panna, et DN kogu osakeste arv N, mis meil on, N kogu on võrdne integral FE miinus mü korda GE DE. GE DE annab, kui palju meil on osakesi ja kui see annab, kui palju need on täidetud. GE ise, see ei sõltu temperatuurist. Ja meil on siis graafikuna näeb umbes niimoodi välja, et siin on meil mingisugune GE, joonistame kõigepealt, ja GE on meil antud juhul see B ruut tegelikult, ta sõltub nagu siis GE antud juhul on meil võrdeline B ruuduga, B ruut TP ja ka DE-ga. Aga B on meil ise on ruutjureest. B on ruutjureest, nii et see on E ja see on 1 jagada ruutjureega. Et see on 1 jagada ruutjure, on mul õige? Ei ole. Ruutjure jääb alles, see on E jagada ruutjureega, nii et see on ruutjure. E ruut on meil B ruutiga M-iga on E. E ruut on võrdeline E-ga, TP-ga ja DE-ga on 1 jagada ruutjure. Nii, aga see GE graafik näeb meil välja midagi sellist, et see on meil GE ja siis on meil see F, E miinus mü. Ja siin on meil mü ja F näeb meil välja midagi sellist. F. Ja nüüd, mis me leidsime, et meil on Fermi energia. Siis Fermi energia puhul meil see osa siin on meil osakeste koguarv, siis me lihtsalt integreerime ilma kaaluta. Ja see siin on Fermi energia. Aga antud juhul meil temperatuur on nullist erinev ja me peame kasutama sellist graafikut siin. Ehk meil ei ole nii, et kõik osakesed kõik on täis, vaid siin on osa tühje. Ja siin on osa täis. Mis juhtub selle tulemusel, kui siin on osa tühje, siin on osa täis?
siis meil tegelikult nagu kokkuvõttes meil on rohkem, saame siin täita, sest siin on neid nivoosid tihedamalt. Nii et selle tulemusel saab meil müü natukene allapoole viia. Tundub niimoodi vähemasti. Et kui see vahemik läheb laiemaks, kus osakesed on, siis meil on osa, ei ole nii, et see kõik, mis jääb müüst allapoole, et see on täis ja mis jääb parema poole, see on tühi, vaid need on meil siin, mis on vasakule, need on piirkond, kus on osaliselt tühjad ja siin on osaliselt täis, aga kui me võrdleme seda, et siin on osaliselt tühjad, siin on osaliselt täis, neid nivoosid on rohkem, et kokkuvõttes me saaksime natuke rohkem täita antud selle nivoo juures, mis tähendab seda, et madalama nivoo saab minna natuke madalamaks tegelikult. Selle Fermi energiaga. Ja aga ma nagu pigem praegu teeksin seda, ma hakkasin natukene halvasti seda arvutama, seda tingimustes, aga et see delta n on võrdne nulliga. Et ma pigem praegu teeksin ta sedasi, et esimese hooga arvutakse, et kui palju tekib nivoosid, kui palju elektrone mahub rohkem juhul, kui meil müü ei muutuks, aga temperatuur muutub. Ühesõnaga juhul, kui esimese sammuna arvutan, kui palju oleks meil mahuks elektrone rohkem võrreldes esialgse olukorraga tänu sellele, et temperatuur ei ole null. Ja siis pärast järgmise sammuna ma ütlen, et aga nüüd tänu sellele saab see müü natuke muutuda ja siis võrdsustame selle teise muutused, kui palju meil osakesi nüüd selle võrra rohkem tekib. Osakesi selle tõttu vähem mahub, kui me seda müüd muudame ja võrrutame need kaks osapoolt. Et arvutame selle osa siin, teen uuesti, vabandust, aga vastavalt sellele, mis me rääkisime praegu, teeme uuesti. Selle ära ja alustame uuesti arvutamist. Esimene samm. Kui müü on endiselt Fermi energias, mis meil enne oli. Aga see ei ole võrdne meil nulliga. Kui palju erineb osakeste arv. See on see, mida me praegu leiame esimese samm. Ja siis me võtame selle sama delta F-i, mille me siin arvutasime. Ja me müü asemel saame kasutada Fermi energiat lihtsalt. Ehk siis sellisel juhul meil delta N on võrdne. Sama integraal, aga kui siin on F, siis nüüd on delta F. On võrdne V jagada 2pi A kriips kuubiga. Integraal 4 pi V ruut P jagada E astmes. Ma võtan selle siin praegu. E astmes E miinus müü. Korda beta pluss 1. Korda signum. Ma müü asemel paneme Fermi energia.
korda beta pluss 1 korda signum E miinus EF ja selle arvutamiseks. Kuivõrd see asi siin on meil sümmeetriline, tema integraal, kui see oleks konstant, siis see oleks 0. Aga selle erinevus tuleb ainult tänu sellele, et see siin ei ole konstant. Nii et me lähendame seda siin, kui et see on ja paneme, et B on võrdne BF pluss mingisugune väike muutus, millega me selle väikse muutuse tähistame, no näiteks X-iga. Delta B oleks ka võimalik panna, aga X on lühem. Ja sel juhul E on võrdne B ruut jagada 2 tegelikult ma tahan, et oleks mugav energia järgi integreerida, sest et küsimus, kui täpselt me tahame seda teha, kas me tahame täpselt võtta või tahame ligikaudselt. Vabandust, see on ma praegu, nagu te näete, ma natuke koperdanud sellega ja aeg hakkab juba otsa saama. Asendame siia selle B asemel paneme E sisse. Ja praegu hoopis sellise muutus, et me läheme B ruut jagada 2 M-iga on võtta meil E-ga. Mis tähendab seda, et B on võrdne ruut juur 2 ME. DP on võrdne siis DP on võrdne 1 jagada 2-ga ja ruutjuur E-ga ja lugejesse jääb ruutjuur 2. Ruutjuur 2 M-i on võrdne ruutjuur M jagada 2-ga. Ja sellisel juhul see integraal on meil võrdne B jagada 2 pi A kriips kuubiga, integraal 4 pi B ruut on 2 ME. DP on ruutjuur M jagada 2E-ga DE. DE jäi veel puudus. Korda ruutjuur M jagada 2-ga DE ja siis delta F. Niisugune integraal. Aga nüüd arvestame seda, et see integraal on meil sümmeetriline. Ja selle tõttu me praegu selle teguri siin ajame ritta selle Taylori ritta Fermi energia läheduses. Nii et see asi siin on võrdne, tegelikult terve see asi, vaid ruutjuur E
ruutjuur E on võrdne ruutjuur E Fermi energiast. Pluss selle siis teoorias selle tuletis 1 ruutjuurega 1,2 ruutjuur Fermi energia korda delta E. On see õige? Kui ma arendan selle ruutjuur E, arendan Taylori ritta Fermi energia läheduses. Ja sellisel juhul see asi siin omandab sellise kuju. See konstant taandub välja selle tõttu, et delta F on meil sümmeetriline Fermi energia läheduses. Delta F-i graafika, selline tema konstanti, kui me kordame konstantiga, siis see integraal on 0. Nii et see kukub välja. Alles jääb integraal B jagada 2pi A kriips kuubiga korda kõik need toredad asjad 4pi 8pi korda integraal 4pi ruutjuur M ruutjuur E ja siis siin. See pidi minema siia selle asemele, ruutjuur E asemele. Edasi tuleks ruutjuur E, aga ruutjuur E ma asendan selle asjaga ja seda ignoreerin. Korda 1 jagada ruutjuur 2 ruutjuur EF korda delta E korda delta E korda delta F korda DE korda D, aga DE on võrda D delta E-ga. Ma arvan, et nüüd sai see asi õige. Niisugune integraal. Ja nüüd on meil kõik muud konstantid, mida oleks vaja integreerida, on selline asi. Et see delta N uuesti kirjutame välja, on võrdne. Kõik see konstant, mis meil siin on, 4pi ruutjuur M, 2pi ruutjuur M jagada Fermi energiaga EF jagada 2pi H kriips kuubiga ja siis tuleb see delta E ja delta F ja delta E integraal. Aga okei, delta E delta F D delta E. Ja delta E on meil see asi siin tegelikult. Delta E on võrdne E miinus EF. Fermi energiast. Ja nii et tänu sellele meil delta F-i avaldis on meil ka suhteliselt lihtne selle terminitest. Delta F on meil võrdne signum delta E jagada E astmes delta E korda B beta. Delta E korda beta. Aga siin on meil integraal 0-st lõpmatuseni. Delta E, tegelikult delta E saab ka negatiivne olla miinus lõpmatusest tegelikult.
mitte päris miinuslõpmatusest, aga me arvestame sellega, et see delta F kukub faktiliselt nulli ära väga, meil energianivoosid on nii madalaid, et ta faktiliselt kukub nulliks, nii et me võime lugeda selle just nagu integraal läheks miinuslõpmatusest pluss lõpmatusse. Ja nüüd me kasutame seda asjaolu, et see, mis on praegu integraali all on, see on meil paarisfunktsioon, ehk ta on sümmeetriline delta E suhtes. Delta F ise on antisümmeetriline, ta on siignud delta E. Aga meil on siin teine delta E veel juures, nii et tegelikult see asi siin on meil võrdne nüüd, see ainult integraal ise. On võrdne 2 korda integraal nullist lõpmatuseni. Ja me siignumi võime ära jätta. On meil delta E ruudus. Korda D delta E. Jagada E astmes delta E korda beta pluss 1. Ja no, nüüd on meil selline integraal, mida juba vähemasti, kui me ei oska seda integreerida, siis me oskame seda dimensioonituks teha. Kui me tähistame delta E korda beta x-iga. Aga saame veel seda natuke väiksemaks teha ja ruumi juurde teha. Delta E korda beta on meil võrdne x-iga. Sellisel juhul integraal nullist lõpmatuseni on meil, tuleb järelikult, aga beta on meil KBT, järjelt delta E on võrdne x korda KBT. Nii et me saame, et see on KBT ruudus. Siit tuleb veel teine kuubis tegelikult, KBT kuubis. X ruut x jagada E astmes x pluss 1. Ja tegur 2 oli meil ka sees. Nii et kui me selle integraali praegu ära võtaks, me nullist lõpmatuseni x ruut x jagada x pluss 1, see on mingi arv, aga meil oleks huvitav teada, mis see arv on. Seda me ei hakka peast ise taha. See tuleb. Oi, see ei ole üks mitte midagi head. See on Riemanni zeta funktsioon kohal 3. Teate, mis asi on Riemanni zeta funktsioon? Üks koma.
80, 1,8. Ardo, sa ka ei tea, mis on Riemanni Z-funktsioon? Olen kuulnud, aga ma ei mäleta. Aga meil on selline asi, et Z-funktsioon koha X-ist on võrdne summa 1 jagada n astmes X-iga. N läheb ühes kuni lõpmatuseni. Selline asi. Ja tema jaoks on meil teada n võrdub 2 jaoks, on ta mingi pi ruut. Ega ta 6-ga äkki. Aga edasi on ta nii ja naa, aga igatahes, kui need nii-öelda matemaatika milleeniumi probleemid, võib-olla neist olete kuulnud, siis üks kõige tuntumatest puudutab neist Riemanni Z-funktsiooni. Ja selgub, kompleksanalüüsist teate, et on sellised iseärased punktid, eks ole, funktsioonidel. Ja küsimus on Riemanni Z-funktsiooni iseärastes punktides, kuidas need jaotuvad see komplekstasand. Ja see on jah, niisugune väga matemaatiliselt huvitav ja väljakutsuv probleem. Aga see kaldume teemast kõrvale. Igatahes see integraalid on midagi väga head, aga me oleme tulemusega peaaegu ühel pool. Ühesõnaga, mis me siis saime, viime otsad kokku. Me saime praegu, et delta n on võrdne. See, mis meil siin oli. Ehk 2 pi, see 2 jäi üle, integraalis seda 2 ei ole, nii et 4 pi. 4 pi ruut juur m jagada f-iga jagada 2 pi h kriips kuubis korda see integraal, aga see integraal on meil kbt kuubis korda 1,8 liigi kaudu. Meil on praegu niimoodi, et juhul eeldusel, et meil müü ei muutuks, siis sellisel juhul meil oleks elektrone nii palju rohkem. Juhul kui müü ei muutuks. ST müü on võrdne EF-iga, siis meil oleks elektrone delta n võrra rohkem. Aga tegelikult meil ei ole neid rohkem, meil on nii palju neid ikka on, eks ole. Nii et selle tõttu peab Fermi energia vähenema. Ja selle tõttu nii, aga meil on nüüd enne avaldist selle Fermi energia jaoks ja seda ma muidugi kaotasin ära, sest et see ekraanid vahetusid, aga äkki teil siin on kusagil olemas see Fermi energia avaldis. Meil oli selline asi nagu Fermi energia sidas meil vaata, mida me tahame. Tegelikult me tahame leida osakeste meil oli avaldis osakeste arvu jaoks energia abil. Tegelikult ei pea otsima, see on nii lihtne, selle me saame kohe kätte. Aga meil oli delta n on võrdne. Kui palju meil muutub osakeste arv selle tõttu, et Fermi energia muutub. On võrdne delta ja see oli meil, kui meil oli kõik null temperatuuril, siis meil oli lihtsalt selle faasiruumi kera ruumala. 4/3 pi ja impulss, Fermi impulss kuubis. Korda ruumala.
Praegu ma ruumala nii tihti kaotasin ära ja ruumala taandub vastusest ka välja, nii et ma ei hakka seda praegu siia tagasi tooma. Ühesõnaga selle tõttu siis sellisel juhul delta n on niisugune asi jagada 2 pi h kriips kuubiga. Kui meil ühikruumala on, siis sellisel juhul niisuguse kerasse raadiusega P mahub meil nii palju olekuid. Aga meid huvitab, kui palju see muutub. Nii et me võtame praegu siin diferentsiaali. Aga me asendame enne diferentsiaali võtmist, me asendame B, asendame EF-i kaudu. B oli meil EF-i kaudu, oli siin kusagil ka olemas. B on meil võrdne ruutjuur 2m. Anname selle siia sisse. See on võrdne delta 4/3 pi jagada 2 pi h kriips kuubiga ja b kuubis ehk 2m kuubis. Et kui palju see muutub. Kõik muu on konstant peale e, nii et see on meil võrdne. Seega, kui võtame siit tuletise e järgi, 3 taandub ära. 4 pi jagada 2 pi h kriips kuubiga. 8m korda 8m kuubis ja E Fermi energia ruudus korda delta E. Aga delta E, praegu me vaatame Fermi energia muutust, ehk siis tegelikult EF miinus nüüd. Ehk kui palju algselt me ütlesime, meil on kõik erand täidetud, kui E on väiksem kui EF, aga nüüd me nägime, et meie osake arv peab olema delta n võrra väiksem, järelikult raadius peab olema väiksem, energia peab olema väiksem EF miinus mü võrra. Ja kui ma võtan siit tuletise ja ütlen delta E on võrdne EF miinus müüga, siis ma saan selle seose EF miinus müü jaoks. Ja aga see asi peab olema nüüd võrdne sellega siin. Võrdne, noh. Üldiselt ma kardan, et selleks, see oli mul su väga vaevaline ja vaara seda vaevalist mul on tegelikult teil. Et mis selle asja point üldse oli, miks me seda tegime? Asja point oli see, et näidata, et müü keemiline potentsiaal sõltub temperatuurist. Kardan, et vaev ei olnud väga proportsionaalne selle tulemus. Olete teile elus natukene või? Mitte ma tahan? Even küll ei ole. Kaardamist saanud asjast. Kaarto ka jääb. Vaatame kiiresti üle, mis me tegime. Kõigepealt meil oli Fermi jaoks. Meil oli, siis vaatasime kõigepealt, leidsime Fermi energia osakeste jaoks metallitükid. Me ütlesime, et kõik need olekud, mis on Fermi energiast madalamad, need on täidetud ja need, mis on üle suuremad, need ei ole täidetud. Selle tõttu kõik, kui me võtame impulsiruumid, PX, PY, PZ, kõik need olekud, mis on selle kera sees, mille raadius on võrdne siis vastav Fermi energiale, kõik need on täidetud. Nii et selle jaoks me teadsime, et ühes faasiruumalas on ruumala 2 pi h kriips kuubis on üks olek. Nii et me võrdsustasime nende olekute arvu, mis selle kera sisse läheb, võrdsustasime tegelike elektronide koguarvuga ja saime Fermi energia avalduse. See oli tegelikult eelmise loengu poole sees. Nüüd me tahtsime leida, et kui palju see muutub, kui meil temperatuur ei ole 0, sest Fermi energia on siis, kui temperatuur on 0.
ja panime tähele, et kui meil temperatuur ei ole 0, siis meil ei ole see Fermi energia mitte kastfunktsioon või see Fermi jaotus mitte kastfunktsioon, vaid selline hägusfunktsioon. Ja kui ta on hägusfunktsioon, siis me ei saa võtta lihtsalt kera ruumala, vaid me peame integreerima seda. Aga me integreerime ainult selle kera pinna lähedal, sest vaadake siin juba kera sees, ta läheb enam-vähem konstantseks 1. Nii me peame nagu seda mängima ainult kera pinna lähedal ja seda me tegime. Nii et me võtsime selle kahtepidi, vaatasime, et kui palju meil osakeste elektronide arv muutuks ühest küljest, kui palju ta muutub, kui me toome sisse temperatuuri muutuse, aga me loeme, et müü ei muutu, et müü jääb endiselt võrdseks Fermi energiaga, et kera raadius ei muutu, aga piir muutub hägusaks. Ja kõik see arvutus mustaga, kuni siia selleni, tärnini, on see arvutus. Aga me vaatasime, kui palju meil milline on meil see Fermi jaotuse muutus võrreldes kastfunktsioonist. Fermi jaotuse muutus kastfunktsioonist on niisugune funktsioon. Ja me integreerisime osakeste selle nivoode arvtiheduse selle delta F-iga kaalusime ja integreerisime. Ja see integraal annab meile delta N. Me tegime, saime selle tulemuse. See oli ühest küljest ja teisest küljest me ütlesin, et tegelikult elektronide arv meil on sama, nii et meil ei saa olla nii palju rohkem, meil peab olema tegelikult Fermi energia, keemiline potentsiaal peab tegelikult muutuma väiksemaks. Kui ta ei muutuks, siis oleks nii palju rohkem. Ja nüüd me vaatame, kui palju meil oleks olekuid vähem, kui Fermi energia oleks väiksem ja see on nüüd see avaldis siin. Ühesõnaga meil oli see, mis siin ring on ümber tehtud, see on olekute arv kera sees. Olekuid kera sees. Aga nüüd me teeme kera väiksemaks, sellepärast on delta. Kui palju muutub selle tõttu, et me kera läheb väiksemaks. Ja me avaldame selle sama avalde siin, praegu ta on B abil, avaldame ta E abil. Ja kasutame diferentsiaali, teooriat arendust, ütleme, et see muutus on tuletis korda energiamuutus. Aga EF-i asemel tuli EF miinus müü, see kera raadius läks selle võrra väiksemaks ja siin on meil nüüd teine avaldis ja need kaks peavad olema võrdsed. Ja siit me saame avaldada, et müü on võrdne. Ja nüüd on meil müü avalist temperatuuri järgi. Me näeme, et siin temperatuur on meil ausalt sees ja seda sõltub kenasti temperatuurist. Meil on ausalt natuke liiga pikalt. Ma arvan, ise läksin ka vahepeal, kui me oleks ise vahepeal koperdanud, see oleks ka natuke lihtsam. Aga sellega me oleme oma tunni enam-vähem õnnelikult ära kulutanud. Teemal on ka läbi võetud. Et selles mõttes meie graafikust maha ei jäänud kõige sellega, aga me peame teile mingi kodu üles. Ja kodus ülesandega on muidugi selline, et
Te võiksite teha sellest ülesannete kogumikust inglise keelest ülesanne number 86. Ehk see on siis leida, kuidas sõltub elektronide soojusmahtuvus metallist temperatuurist. Jah, te vaatad selle taha, kui palju on seda uuendada. See on siis, mis meil toimub. Enam-vähem see, mis me tegime. Meil on metallitükk, kus on elektronid, mida me arvutame, eks ole, Fermi-energiaga. Alguses on sisuliselt see. Ja edasi meil on see Fermi jaotus. Siin antud. Ja mis on vaja, aga siin pannakse praegu ette natuke lihtsustatud arvutust. No tegelikult selle eksponendiga saaks ka seda teha, nii et see ei ole hädapärast vajalik, aga soovitakse teha sellist lihtsustatud arvutust, et Fermi jaotuse asemel see punane kõver. Võtame sinise sellise tükate lineaarse kõver. Ja siis arvutada, kui palju, on vaja leida, milline on elektronide soojusenergia, ehk siis energia antud temperatuuril võrreldes nulltemperatuuri. Kui te vaatate nulltemperatuuril, eks ole, siis on ta, ma ei tea, kas on tahvli võib-olla joonise. Mis seal koduülesandest toimub? Võrdub null, on meil niimoodi. Et siin on meil Fermi energia ja kastfunktsioon. F. Nüüd teine uue temperatuuril on meil ta, nad pakuvad ette, et me kasutame sellist funktsiooni. Ehk siis osa elektrone tulid meilt siit, läksid siia. Nad tulid madalamalt energialt ja läksid kõrgemale energiale. Ja nüüd me tahame teada, mis on nende summaarne soojusenergia. Kui palju selle tulemusel U on võrdne U T võrdub 0 miinus U T. Ei vastupidi, T miinus T 0. Meil kasvas, eks ole, on see aru saada, miks ta kasvas. Läksid madalamalt kõrgemale. Nii et meil oleks vaja teada, kui palju meil neid energianivoosid on. Mis meil on vaja teada? Me võime selle ligikaudse hinnanguga teha juba tahvlet. Saate enam-vähem suurusjärgu teada. U on võrdne või ligikaudu energianivoode tihedus Tn jagada Te-ga. Energianivoode selles metallitükis. Korda see vahemik on suurusjärgus KBT. Korda KBT. Kui palju, kui mitu elektroni ümber vaigutab. On siis see siin. Korda. Sinisega korda. See, kui palju ta üks elektron, kui ta paigutub ümber, ta energia kasvab suurusjärgus KBT võrd suuremaks. Sama lihtne ta ongi, selles suurusjärgus. Teie ülesanne on leida kõigepealt siin see Tn ja Te-ga. Võimselt te võite kasutada seda Fermi energia avaldist, mis meil juba oli.
Ja te peaksite selle arvutuse siin täpsemalt tegema, et see on praegu liigijõudu hinnang laiuskorra kõrgus kolmnurga jaoks sisuliselt. Aga vaadake siin neid tegurid ka läheb. See X. Mida? Mis see X seal on? Mis asi? See KBT X. KBT, see on kordusmärk lihtsalt. Ma võin selle siit ära võtta kuidagi väiksemaks teha, kui see kuidagi segab. No niimoodi. Nii, et kuidas sulle tundub? On tehtav. Sellest ehk aitab kodus ja nagu öeldi järgmine kord me räägime veel siis natuke termodünaamilisest potentsiaalist rohkem, kipsenergia ja Helmholtzi vaba energia taolised asjad. Nimelt, kes läheb kunagi võib-olla mingi sellise keemilise reaktsioonidega tegeleb, seal on see müü, keemiline potentsiaal, see on enam-vähem sama, mis on kipsi vaba energia. Ja mis määrab selle, millised reaktsioonid on, kas isotermilised, eksotermilised ja taolisi asju, et neid nad seal arutavad palju. Natuke räägime sellest ja siis seome entalpiast ma olen juba rääkinud, aga vaba energia F on ka, millest me räägime. Ja siis ma loodan, et me jõuame rääkida ka Joule-Thomsoni efektist. Me korrus õnnelikult läbi. See on tänasest kõik ja ma katsun kontrolltööd nädala lõpul ära parandada ja ehk ka siis sinna tabelisse panna, et te näete. Daniel, kui sa tahad vaadata, ma leidsin selle ekraani üles. Väga.